Tere käsitööhuvilised ja Tiina Peli käsitöökanalil on täna selline õmblejate väga oluline abivahend nagu triikraud. Nimelt olen ma tükk aega juba mõelnud sellele, et minu vana triikraud vajab ümbervahetamist ja ma teiega koos võtan nüüd lahti selle paki ja vaatan, mis imemasin mul siin on. Mul pole muidugi absoluutselt õrna aimugi, mis siin pakis täpselt on ja kuidas sellega töötada. Natukene ma teiste tagasisidet vaatasin ja nüüd kõigepealt ma pean ütlema, et karp on ilus. Ja tegemist on siis Philipsi triikrauaga Azure Elite. Vaatame, mis siin sees on. Raske on. Ma muidugi tahtsingi sellist triikrauda, mis on raske. Ma ei ole teda ise nagu käes hoidnud, seepärast ma ostsin ta internetist. Siin on siis olemas mingisugused kasutusjuhendid. Eesti keeles on ka siin täitsa olemas kasutusjuhend. Siis on veel mingisugused romaanid. Need ma loen siis hiljem läbi. Siin on selline anum. Ma tean, et sellega pannakse vett, valatakse sellesse triikrauda. Selline asi on siin sees. Ja siis on triikraud, niimoodi ongi või. Siis on triikraud. Nina on tal kinni. Juhe on pikk. Ja mis mulle hästi meeldib on, et juhtmeel on otsas selline auk, et teda on mugav siis tepsist nagu välja tõmmata. Ja juhtme pikkus on pikk, ma kohe võtan lahti ta. Juhet on palju, kirjade järgi peaks olema 3 meetrit, ma ei tea, kas siin on 3 meetrit, mulle tundub pigem, et on 2,5, aga piisavalt. Ja triikraud ise näeb välja selline. Selle triikraua kaal oli, palju see oli, 800 või? Ja kui vesi ka sisse panna, siis tuleb 2 kilo täis. Selline tald on tal, mis mulle meeldib muidugi on see nina ots läheb siit peenemaks, et siis saab ligi ka sellistele kitsamatele kohtadele. Siin all peab olema siis see sahtel, kuhu katlakivi koguneb. Niimoodi käib ära. Ja siis seda tuleb loputada lihtsalt jooksva vee all. Ja siis kuidas see tagasi käib, niimoodi käib tagasi. Ja siia käib vesi. Nii, ja nüüd vaataks siis, mida kõike see triikraud võimaldab. Siin on nagu pilt olemas, mida kõike ta võimaldab. Dünaamiline, intelligentne siis auru väljalase. See tähendab seda, et see triikraud peaks kuumenema 130 kraadini, see tald, ja olema ühtlaselt 130 kraadi. Nii nagu teised triikrauad, mis natuke jahtuvad ja siis nad jahtuvad mingi teatud temperatuurili, siis lülitab uuesti sisse, siis ta jälle kuumeneb. Et see peaks nagu hoidma ühtlast temperatuuri ja siis ta peab ära tundma nagu kangad ja vastavalt sellele siis laseb seda auru või seda kuumust, ma ei tea, ma ei ole proovinud, 3000 vatti ja siis on võimalik siit lasta veel aurupahvakuid. Ma ei saa aru, mis materjalist see tald on. Siin on lihtsalt kirjutatud, et Steam Glide Advanced. Ei ole väga paksid, see on ka hea, muidu ta ei mahu näiteks nööpida alla see ots, et see on suhteliselt õhukene. See katlakivi sahtel ja rohkem ma ei oska selle kohta praegu midagi öelda. Ma pean proovima, kuidas ta reaalselt nagu siis tööle hakkab. Automaatne sisse-välja lülitus, et tal peab olema niimoodi, et kui sa unustad ta sellises asendis oma kanga peale, siis ta 2 minutiga peab ennast välja lülitama. Tal on kuskil äkki siin liikumisandur on siis või. Ja siis, kui ta püsti olles teda ei kasuta, siis ta peaks 8 minuti pärast ennast välja lülitama. Ma nüüd olen mõnda aega üritanud selle uue triikrauaga sõprus sobitada. Ma räägin, mida ma kõige sellest arvan. Et kõigepealt siis see, et ma näitan ära, kuidas sinna vett sisse panna. Et luuk käib siit lahti, ülevalt alla. Kasutada võib kirjade järgi kraanivett ja siia saab niimoodi valada. 300 milliliitrit kuskil ja öeldakse, et 3/4 peab olema täis, et triikimist alustada. Panen nüüd ta vooluvõrku. Minu jaoks muidugi kohutavalt harjumatu on see, et ei ole seda temperatuuri reguleerimise võimalust. Siin on kõik automaatne ja siin on tabloo ja tabloo pealt siis saab valida endale, et missugust aurusüsteemi kasutada. Siin on siis kõigepealt variant IQ, see tähendab, et intelligentne. Ta tunneb ära ise kanga, ma ei tea kuidas, aga ta tunneb ära kanga ja kui palju sinna on vaja auru lasta. Siis järgmine on siin
maksimaalne, maks. Järgmine on öko ja siis on ilma auruta variant. Mina olen kasutanud seda IQ-d ja maksimumi siis, kui on hästi kortsus mingisugused ja raskesti triigitavad rõivad. Ja selle tabloo vahetamisega on nii, et kui ta on sellises asendis, siis vahetada neid programme siin ei saa, et selleks ta peab natukene tõstma ülesse. Vähemalt 20 kraadise nurga all on kirjutatud, et siis saab seda vahetada töö käigus. Ja panen siis oma esimese kanga siia. Ja esimene katsetus on mul Nõukogude Liidu ajast pärit, ma ei tea, voodilina oli vist või oli ta laudina, ma arvan voodilina. Ma arvan, et see on puuvillane, hästi selline kortsus ja raskesti triigitav. Ja ma üritan siis kontrollida, kui hästi ikkagi see triikraud teda triigib. Tavalise triikrauaga ma nagu teda üldse sirgeks ei saa. Ja siis ta hakkab ise siin auru laskma. Ta on mul praegu selle peal, IQ peal. Aga kui ma tunnen, et ma tahan siia lisaks, siis siin all on selline nupp, millest saab lasta siis neid aurupahvakuid. Ja eks ole, aur nüüd tuleb. Triikraud on seal alt kuum. Kui ma tõstan ta püsti, siis see auru väljalaskmine nagu lõpeb ära, aga selles asendis ma saan endiselt siia vajutades lasta neid aurupahvakuid vertikaalselt, ma ei tea, kui ma kardinaid või midagi riidepuu peal ripub. Ja siis on selleks nutikas süsteem on kirjas. See tähendab seda, et ma ei pea teda nüüd töö kõrvale tõstma niimoodi püsti, vaid ma võin ta lihtsalt lükata siia ja jätta ta sinna. Ja sellega on nüüd kirjade järgi on niimoodi, et 2 minuti pärast ta sellises asendis lülitab ennast välja ja ta ei põleta mitte midagi ära. Ja nii kui liiguta teda, siis ta kohe tunneb ära ja näete, aurusüsteem on kohe kinni jäänud. Ja kui ma hakkan tööle, siis ta hakkab kohe ka tööle. Seda on nagu seal kirjutatud kohe eraldi, et see püsti tõstmine, eks ole, kogu aeg, kes palju triigib. Randmel on see väga kurnav, et see on nagu selle pluss. No mis ma ütlen, et 100% sirgeks ma seda ikkagi ei saa, aga võrreldes tavalise triikrauaga on vahe muidugi, või ütleme tavalise, minu endise triikrauaga, on vahe muidugi suur. Ei, täitsa kena tulemus on, ei ole midagi öelda. Ma ei hakka seda katset tegema, et ma jätan ta siia peale ja vaatan, kas tekib siia triikraua jälg 2 minuti jooksul või ei, ma ei julge. Te võite proovida. Nii, see oli siis selline kangas. No ja, ma olen rahul. Ma olen harjunud tõstma püsti. Ma olen nii harjunud sellega, et ma tõstan ta püsti. Nii, järgmine asi katsetamiseks. Ma ei tea, kas ma julgen. See on naturaalne siid, käsitsi maalitud. Triikraud peab ära tunduma, et see on õrn asi. Ma ei tea. Natukene hirm on kohe. Kahju sellest siidist. Vaatame. Läheb elektrit täis kohe siid. Väga hea tulemus on. Siidi on väga-väga raske triikida. Kes on triikinud, see teab, et kuiva siidi praktiliselt sirgeks saada on väga raske. Selline tulemus. Sellega olen ma küll väga rahul. Sellepärast siidi on mul palju vaja triikida. Ma jätan ta sinna. Vaatan, mis ta teeb. No, ma jätsin ta kuskil nüüd, ma ei tea, 1,5 minutiks. Ma ei julge rohkem jätta. Ei mingit jälgede ei jätnud ja vähemalt triikimislauale küll mitte. Ja siis on mul katsetamiseks siin polüester. Ma kujutan ette, et see on polüester ja siin on nööbid. Ja täpselt nii kortsus on ta hetkel. Vaatame, mida ta teeb sellega. On vasaku käega triikima, et midagi peale jääks. Ilusti mahub see tald siia nööbi alla. See on superluks. Osad keraamilised triikrauad on sellised, et ta ei mahu sinna talla alla. On küll kergem triikida, kui minu vana triikrauaga ei ole midagi öelda. Minu jaoks on nii harjumatu, et ma ei võin ta jätta siia töölauale nii-öelda, minna edasi tegema oma õmblustööd näiteks. Ja siis naasta, et siis nii kui hakkad uuesti triikima, nii ta ärkab nii-öelda uuesti ellu. No vot, sellise tulemuse saab. Ja pisikesi detaile selle ninaga täitsa annab sinna ligi pääseda. Trikotaaž.
jah, kohe on sirge. Kohe. Ilma mingi probleemita. Teksat mul kahjuks praegu katsetada ei ole. Selline tööabivahend on mul nüüd kodus õmblemiseks ja mul on selle üle väga-väga hea meel. Selles mõttes see ei ole nagu reklaam, et ostke seda triikrauda. Lihtsalt, et kui keegi tahab teada, et kuidas selline triikraud töötab, siis väike selline minupoolne ülevaade. Mina olen rahul praegu. Ja loomulikult kutsun teid tellima Tiina Pelli käsitöökanalit ja näeme juba järgmises videos.